tulemast ja on jälle taas niisugune hea võimalus, kus Jumala lapsed on koos, ühine osadus ja mulle alati meeldib see Rick Soineri nägemus, kus ta ütleb, et kui Jumala lapsed tulevad kokku, siis see kirkus on suurem. Ja see tihtipeale on nii, et kui Jumala lapsed tulevad kokku ühes igatsuses, siis on suurem võimalus issandat näha, kuigi on nii, et teinekord ka, kui me oleme kas väikses osaduses või oleme üksinda, on alati võimalus issandat näha ja issandat kogeda. Aga jah, selles nägemuses ta ütleb ja see on ka tõotus, kus on 2 ja 3 koos, seal olen mina nende keskel, justkui issand siis ei oleks, kui me oleme üksinda. Aga see on, et Jumal on ikkagi määranud ühise osaduse ja seal nägemuses ta ütleb küll, et siis on tema kirkus või tema au on suurem. Ja see niimoodi on, et meil on võimalus, suurem võimalus Jumala häält kuulda, Jumala kõnelust kuulda. Nii et see on vahva ja see on saladus, sest Jumal ei ole meid kutsunud lihtsalt niisama kokku tulema ja kuigi ma saan aru, et tihtipeale on Jumala lastel on, kui meie kõrvad ei kuule ja meie silmad ei näe, siis vaat on huvitav, et me võime kirikus koos käia. See on karm, sest keegi võiks väita, kes ma olen, et ma niimoodi väidan, et on kirikus võimalik käia Jumalat mitte kuuldes ja Jumalat mitte nähes. Ja ometi väga palju Jumala lapsed võivad niimoodi koos käia, ma ei viska mitte selles mõttes, ei räägi halustavalt, vaid samas ma tean, mida ma räägin. Et kristlasena on võimalik elada issandat mitte kuuldes ja mitte nähes. Ja on võimalik käia kirikus koos ja vaata lastel on üks raamat, piiblilood, ja on võimalik kuulda lugusid piiblist. Ja mitte kuulda teda ja mitte näha teda. Ja kurb on, et see tendents nagu inimlikkuses läheb sinna. Ja ometi me oleme kristlased, oleme uuesti sündinud, võime olla pühavaimuga ristitud ja mitte omada niisugust intiimset osadust, lähedust Jumalaga. Ja vaadake, väliselt inimestel ei ole väga palju vahet. Ja inimene, kes ei kuule tema häält ja ei näe issandat, võib väliselt üsna korrektselt elada, omada moraali. Ja tihtipeale nüüd kirikus, kui inimene ei kuule Jumalat, ei näe teda, siis ütleme see korraldus, lihakorraldus, mulle meeldib see piiblia väljendus ja inimene võib seda üsna kramplikult kinni hoida ja väliselt võib ta väga korrektselt elada ja selles mõttes see pimeduse pettus võib olla tohutult suur, et inimene arvabki, et tal on nüüd korras, kuna ta peab teatud nõudmisi ja eks kirjatundjad ka arvasid, et neil on kõik hästi, siis nad arvasid ka endast väga palju. Vaat see arvamine endast on üks niisugune huvitav asi, et kui inimene täidab ja elab käsu varal, siis ta tegelikult ka alateadvuses väga palju midagi arvab. Mul on suguvõsas teatud kristlased, kes käivad kogudustest ja hästi huvitav, nad alati väidavad, kui alateadvuses läheb juttu, siis ma loen teatud motiive, ma ei lähe kellegagi konflikti, aga ma loen teatud motiive ja siis inimene alati väidab, aga sellest ma ei pane ka pahaks seda, ma saan seda aru, sest see on valguse küsimus. Me ei saa pahaks mitte midagi panna, sest kui inimesel ei ole antud valgust ja kui tal ei ole seda, siis ega mina oma niisuguse noomitul, ma ainult võin asjad ära rikkuda
ja see peab sündima ka ühes tarkuses ja arusaamises, nii nagu ütleme, et 9. klassi õpilane läheb 3. klassi õpilase juurde ja kui ta nüüd sõimab tal näo täis piltlikult, et vaata, kui saamatus oled ja kui rumal sa oled, sa ei saa millegist aru, siis see ei ole tark. Ja tavaliselt nii ei tehta ka. Ajalikus elus ei tehta, aga me vaimulikult tihtipeale teeme niimoodi. Aga seal on vaja lihtsalt ühte niisugust arusaamist ja mõistmist. Ja inimene tihtipeale siis väidab, et kas ma käin kirikus või ma hoian teatud asjades kinni, et inimene arvabki, et see ongi nüüd tema õigus Jumal ees, kuna ta seda teeb ja seda ei tee. Et see on nagu niisugune Jumala teenimine. Aga eks ole, vaadake, kõik religioonid teenivad sellel viisil Jumalat. Ja teatud paljudes teistes religioonides on veel moraal, mis ei ole üldse kristlik religioon, on veel moraal veel kõrgem. Ma natukene sirvisin ja olen natuke kuulnud mormoonidest. Ma mõtlen seda, kui me üldse kristlastena tahame moraali järgida, siis ütleme, teeme järgi. Ja me ei ulatugi üldse sinna. Mida nemad teevad. Ja see on tase, mulle meeldib see, et kui me räägime moraalist ja tegemistest, mulle meeldib see, et valeõpetused ja valed religioonid või mis üldse on, teevad ütlekordselt silmad ette. Aga küsimus pole üldse selles liha pingutamisest. Küsimus on üldse selles, et Jumal kutsub meid elama tema läbi ja tema kaudu. Ja see on vahva, mulle meeldib see, et Jumal ei kutsu üldse meid oma ette, vaata seda peab nüüd õieti nägema, kui nüüd keegi väidab mulle, küsib mu käest, aga Leevi, mida sa tahad nüüd öelda? Sa tahad öelda, et me võime elada kuidagi ükskõikselt või mitte pingutades. Siis see ei ole ka õige. Neid asju tuleb näha. Lihakorraldusel on kindlasti oma eesmärk. Ma tohutult seda rõhutan. Ja samas ma räägin lihakorralduse vastu, aga seal samas kogu selle nõudmisel on oma eesmärk. Aga sellel on just see eesmärk, et ma ei ela, nii nagu Rooma kiri ütleb, et ma väljendan, püüdke nüüd aru saada, et ma ei ela käsuvaral. Et mu õigus ei tule käsust. Et mu õigus tuleb Jumalat Jeesuse Kristus usu läbi. Aga see on hoopis teine tasand. Alateadvus on inimesel üks huvitav kummaline asi. Kui ma toetun käsule, siis ma elan käsust ja siis ma alati toetun oma õigusele, et ma teen seda või ma ei tee seda. Miks me inimestena oleme löödud, kui meil on mingid löögid ja kui meie moraal ei püsi selles standardis, mis me oleme seadnud? Miks me oleme siis kurbad? Või miks me oleme hukkamõistu all? Või miks me oleme siis paanikas, kui mingi tormihoog tuleb koguduses või abielus, perekonnaelus. Aga miks me oleme siis nagu segaduses ja miks meie silmad on siis maha löödud? Hästi lihtne. Vaata, selliste, et Jumal on andnud kuradile piiratud meelevalla. Ja see on väga hea, et me elame selles kurjas maailmas, sest see on väga hea, kui me oleme teatud aegadel segaduses. Sest me vajame Jumalat. Ja segadus on iseenesest negatiivne asi selles mõttes, et seal on paanika ja seal on teadmatus, aga segadus on selles mõttes positiivne. See paneb Jumalat otsima. Tegelikult nüüd tuulehood ja tormid ja rajud, mis tulevad, ei tohiks üldse absoluutselt kõigutada, kui ma elan usust. Aga vaadake, et ma ei ela usust, siis on vaja Jumalat otsida. Aga okei, ma ei tahtnud üldse praegu selle teema juurde minna, aga on vahva, et Jumal kutsub meid olema oksad viinapuu küljes. Eks ole, kui piltlikult, kui ma niimoodi filosofeerin praegu ütlen, kui tormid tulevad, segadus tuleb, aga kui ma olen oks viinapuu küljes, siis mitte miski ei kõiguta minu vilja kandmist, sest ma püsin usu läbi. Aga vaadake, ma ei püsi täna usu läbi tihti. Sest kui ma eksin või tuleb üks kaos, siis tegelikult see tasand on selles, miks on segadus, on see, et ma ei püsi usu läbi. Kui nüüd tulevad tormituuled mu tegude vastu, ma olen rajatud tegudele,
seadusele. Kui tulevad tormid, ma ei suuda püsida, on segadus. Aga siin me tuutame, otsime Jumalat, parandame meelt. Ma ei räägi meeleparanduse vastu, meelemuutuse vastu. Aga vahva. Ma räägin sellest, et Jumal kutsub meid elama kõrgustes ja mitte inimloomuse järgi. Ja see on vahva, et Jumalal on õnnistuse mõtted, vahvad mõtted meie elude suhtes ja mis on kõige vahva minu meelest, usuelu muutub ääretult põnevaks ja huvitavaks ja vapustavaks, kui me oleme otsad vina küljes, kui issand elu, ma ütlen, ta voolab piiratult, aga kui ta voolab. Sellepärast on raske aru saada, kui kristlased väljendavad, et tahavad puhkust või väsivad või mis iganes, siis tegelikult küsimus on kuskil hoopis mujal. Mulle meeldib tohutult, kui minu inimlik Jumala kummardamine, inimlik Jumala teenimine, inimlik niisugune tasand saab löögi alla. Mulle meeldib tohutult. Mulle meeldib tohutult, kui inimene satub elus suurtesse jamadesse. Sellepärast mulle meeldib, see on väljakutse. Vaadake, miks piibel ütleb kõike selle mõtte, et rõõmutsege, hõisake, võtke piiblist välja need paralleelid. Lugege üles, kui palju neid kohti Uues Testamendis. Rõõmutsege, hõisake, kui te satute raskustesse, kiusatustesse, löökidesse, hädadesse. Piiblis ei olegi muud, ei Peetrus ega Paulus ega Jeesuse enda sõnad. See on küll erinevad väljendused. Aga piibel on täis seda mõtet, selle osa tüütab ära seda lugeda. Miks on see? Sest vaadake, üks võitlus on inimlikult pinnalt minna jumalikkusesse. Aga seda ma ei saa intellekti läbi. Seda ei õpeta mul ükski inimlik tarkus, ükski maine teoloogia ei õpeta seda. Paulus ütleb veel absurdsemalt seda asja. Sellepärast mul meeldib. 80-90% koguduse palvetest. Ma tean, mida ma räägin. On täna see, Jumal päästab meid elujamadest. Ükskõik, mis palveliigid tuuakse kogudustes eespalvetesse. Ütlen, 80-90% on see, et päästab meid jamadest. Paulus palub hoopis teistmoodi. Mulle meeldib olla löökide all. Pauluse palve on just kui teistmoodi, et ta satuks löökide alla. Aga oleme mõtisklenud nende asjade üle. Mulle meeldib jälle segadus. Aga miks ma palun? Ma palun sellepärast, et ma elan inimlikkuses. Ma palun hea olu. Mul ei ole midagi hea olu vastu, ärge must valesti aru saage. Ma ei räägi selle vastu, et Jumal ei pakuks hea olu. Aga ma räägin midagi muust. Ma räägin seda, et Kristus oli ise löökide all. Ja inimlikkuses on võib-olla, Paulusel oli ka see kiusatus. Nii kui vaimselt teravat nägemist ja tunnetust ei olnud Paulusel, ta palus Jumal võtta ära. Seda ma pean endale teadvustama, et ma ei käi täiuslikus nägemises. Ja nii kui ma olen pimeduses ja olen inimlikus tasandis, ma automaatselt, mina ise ka. Ma tean, mida ma räägin. Ma olen ise ka kiusatud palvetama. Eriti veel pimedusaegadel.
ja meil on kõigil see olemas. Aga vaadake, kui on midagi väga vapustavat, kui me hakkame nägema oma inimlikku poolt ja hakkame mõistma, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine meie elude suhtes. Sellepärast, et Piibel ütleb, ja see on läbi Piibli väga võimsalt ja väga palju, pidage seda lausa rõõmuks. Aga me võiksin täna norida üksteise kallal, kui keegi tuleb palvesooviga mingi kiusatuse pärast. Mulle meeldib vahel nokkida iseenda suhtes ka. Ja kuigi ma ei taha teiste suhtes nokkida, sellepärast, et vaadake, ei ole viisakas ja ei ole õiglane. Piibel ütleb tegelikult nii, et armastus on niisugune asi, et nutke koos nutjatega. See on tegelikult õige, me peame, kui keegi on kõrgemal, siis tegelikult ta peab armastusväärselt käituma nende suhtes, kes on madalamale. Aga ma praegu kellegi kallal konkreetselt ma viskan kõige rohkem enda kapsaeda kivist visata. Aga tihtipeale on nii, et kui keegi tuleb palvesooviga, ma lihtsalt ütlen, et vaata, mul on nüüd üks kannatus. Et palvetame, siis tegelikult kogu Piibli mõte on see, et ja Peetrus ütleb ju ka, et see on arm. See on arm, kui keegi talub. See on arm. Paulus tohutult rõhutab seda, et ma olen meeleldi. Ja Piibel ütleb väga selgelt, et kui keegi tahab elada Jumala kartlikult, siis teda peab taga kiusatama. Vaadake, ma räägin ühest tasandist, ma võib-olla väga palju niimoodi hüppan ühest kohast teise, aga see mõte on see, et kui ma olen Kristuses, siis ei ole absoluutselt küsimust kiusatustes, löökide, kannatustes, asjades sees olla. Aga nii, kui ma olen Kristusest väljaspool, on inimlik halisemine kohe. Aita, Issand, päästa mind, Issand. Mulle inimlikkusele. See on huvitav tasand, kui seda näeme. Ma ütlen seda, et missugune idiootsus on inimlikkuses, kui see on risti löömata. Seal on niisugused vajadused, niisugune vingumine. Tegelikult see on jäle ja jube ja see on kohutav, kui meie elu on risti löömata. Siis ongi kõik meie palved, kõik meie ootused Jumala ees on inimlikkusele. Ja see inimlikkus on adla sögima kõike, mis on. Ja ta ei saa kunagi täis. Kõik kohutav on asi. Ja sellepärast on väga oluline, kui ma praegu räägin, siis järgnevatel päevadel see sama sõna, mis ma räägin praegu välja, saab mind teatud olukorras kätte. Ja sellepärast oli tegelikult selline asi, et miks Jumalal on olnud alati jäle ja Vana Testament on ju pildis kirjutatud väga võimsalt ja kõik need lood on sündinud eeltähenduslikult sellesse aega, et miks Jumalal oli nii jäle, kui Iisrael nurises. Ja ma olen seda nii palju väljendanud, Jumal oli see, kes keeras kraanid kinni. Jumal oleks võinud ju Iisraeli viia läbi kõrbe, vett andes igast kivist, igast kaljust, igast saad aru, mis ma tahan öelda. Jumal oleks võinud täita kõiki vajadusi kõrbes. See oleks Jumalal üldse probleem olnud. Kui pilvesammas ja tulesammas viisid, saad aru. Aga Piibel räägib ja mulle tohutult meeldib 5. Moosese raamatu väljendus, aga Jumal kiusas Iisraeli kõrbes. Ja teate, ma ütlen täna seda, Jumal kiusab meid. Aga me peame seda sõna õieti nägema. Ma ei tohi inimlikult seda sõna mööda, sest kui ma mõtlen inimlikult Jumal kiusab, siis tegelikult igaüks väidab, me ütleme, et Jumal on hea Jumal. Aga kus siis Jumal on hea, kui ta meid kiusab? See ei tee tühjaks seda, et Jumal ei ole hea. Jumal kiusab meid ühel heal eesmärgil. Et inimlikkusest välja jumalikkusesse. Sest
saad aru, kui ma ei lähe jumalikkusesse, siis ma vingun elu lõpuni. Mul on elu lõpuni hädad, mul on elu lõpuni probleemid koguduses, mul on elu lõpuni probleemid abikaasaga, mul on kõikjal probleemid. Ja siis me palvetame, muudkaga palvetame. Jaakobus ütleb väga selgelt, mulle meeldib. Ma olen natuke karm, mulle meeldib karm, mulle ka, lõistke mind. Jaakobus ütleb hästi, te ei palu. Aga kui te palute, siis palute pahasti. Aga miks pahasti? Küsimus ei ole isegi, mida ma palun. Aga see mõte on see, et ma palun oma vana Aadama tasandi suhtes, millele Jumala armu ei anna. Jumal laseb piiratud meelevallas saatanal löökide all olla seda vanat Aadamat. Ja saad aru, sellepärast me vingume. Mul on paha siin, mul on paha seal. Teate, mul oli üks huvitav kogemus. Kaks kogemust tegin, mis inspireerisid mind. Oli nii, et üks inimene mingi aeg tagasi, mõnda aeg tagasi, ma ei mäleta isegi seda, oli see pool aastat või vahet ei ole, ma räägin printsiibis. Oli nii, et ütles, et ta leitis nüüd ühe koguduse, kus käia, kui auline. Kui tore, kui ilus. Nii ma võib-olla natuke eksin, kui palju läks aega mööda. Ja siis saan jälle kokku. Ja siis ta väidab mulle, et ta ei taha enam sinna minna. Ma siis küsisin ka, miks. Ja siis ta seletas. Sama asi on, me kogeme keda väga aulist vaimulikku, keda me ennem ei kogenud, oleme väga sisse võetud, Jumal liigub, Jumal kasutab. Aga siis ütleme, et me elame kuu 2-3 taga kõrvuti. Siis ei taha enam ühtegi sõna kuulda. Enne aamime nagu linnupojad, nokad lahti, igat sõna. Midagi veel. Aga see ei ole, eks ole, ma räägin elust, reaalsusest. Mulle meeldib mingit ilusat piibli lugu lugeda, jutustada, sest see ei anna midagi. Aga mulle meeldib paljastada olukordi, kui me oleme ise teatud elukordades, kus midagi lähtub meie ellu. Seda on võimas mõista. Aga mis siis juhtus selle inimesega, et ta mingi aeg käis, oli avatud, nautis kõike seda, mis seal koguduses toimus. Ja siis ühel hetkel enam ei taha ja ei taha kuulda ega näha. Sama asi on perekonna elus, abikaasade suhetes. Sama asi on naabrite suhetes, sama asi on kõigega, kus me kokku puutume. Jah, üks asi on, me ei taha muutuda ja ikkagi see kõige põhilisem tegur, mis on mu enesekesksus, mu inimlikkus, mis eksisteerib. Aga Jumal kutsub meid tegelikult ja Jeesuse sõnad on see, et me käisime armastuses. Vaata nüüd kusagil see inimene, ma natuke tahtsin peilida ka, aga ta, tegelikult see asi läheb karmiks. Ja meil on alati õigus põhjustada, inimesed on kõikjal halvad. Mul on selline nalja üteldus, et jah, inimesed on kõikjal halvad ja pahad ja teevad halba ja pahandust meie suhtes ja meil on alati põhjust haiget saada ja kobiseda ja vinguda. Aga see asi ongi see, et parem hiljem me puutume kokku ebameeldivate asjadega iga inimese puhul, sest keegi ei ole täiuslik, oleme kõik inimlikkuses. Samamoodi kogudused. Me puutume kokku ja vaadake, sellel hetkel, kui nüüd inimene kokku puutub negatiivsusega, ma tegelikult ei ole Kristuses. Ja vaadake, sellest hetkest, kui ma nüüd saan kas perekonna elus või kust iganes koguduses või kus iganes, ma räägin üldiselt, see tuleb mu hinge. Ja kui ma nüüd Jeesuse sõnu ei võitle ka ja Jeesuse sõnade järgi käin, siis ma hakkan nüüd selle tunde asemel, et ma üleolevalt suhtun, enne tulen suure ootusega pühapa hommiku, ootan pühapa hommikust, millal ma saan minna, kuidas kõik see asi on. Nüüd ühel hetkel korraga selle negatiivse kogemuse läbi
mul hakkab teistsugune tunne tekkima hingepinnal, kuna me oleme hingelised. Nüüd kurat saab meid manipuleerida, lollitada hingepinnal, me peame seda sellest väga selgelt aru saama. Ja kas me nüüd laseme hingevaenlasel ennast lollitada pettuse ja pimeduse läbi. Ja nüüd inimene, ennem kui ta on väga vaimustatud, siis nüüd ta ei taha kuulda, sest hingepinna on vallutanud need negatiivsed tunded. Vaata, see on ka vapustav näha. Näiteks inimesed abielluvad, kui suur armastus, kui hea kõik on, tore kõik on. Ja siis on aja küsimus. Kuu, 2, aasta, vahet ei ole, ma ei ka. Ja siis on igal juhul tuleb sõda. Sõtta ma ei astuda, võitlus on ei astuda. Sest ennem kui ma armastasin, siis nüüd ühel hetkel mul on probleemid. Küsimus ei ole tema puudustes. Jeesus ei ole lubanud mitte kuskil veata või niisugust asja kanda, kui puudulik, ükskõik kui puudulik keegi on. Jeesuse tingimustada suhtumine oli see, et armastame. Aga vaadake, see nüüd ongi see, et me laseme oma ellu tulla ja me ei käi armastuses. Vaat see on huvitav mõte, aeg läheb, aga ma kiiresti loeksin Johannese kirjasid teatud kohti. On võimas, kui me käime vaimus, siis tegelikult ei ole võimalik ühtegi negatiivset kogemust hingepinnale lasta tulla. See tähendab seda, et on kogudus, ma väljendan ise, saad püüdke aru saada, mida ma tahan väljendada, ma väljendan veidrat ja mitte korrektselt, aga seda asja tuleb vaimselt mõista, on kogudus täiuslik või mitte täiuslik. Küsimus oli üldse selles. Küsimus on tegelikult minu käimises. Ja küsimus on selles, et kas ma nüüd lasen oma hingepinda valitseda negatiivsetel asjadel. Sellepärast on väga väeline, et kõige niisugused valulisemad kohad meie elus on kõige suurem väljakutse meile ja kõige õnnistatumad kohad. Sest Jeesuse sõnad on üliolulised. Et ma püsiksin temas, jääksin temasse. Et ma valitseksin selles ainsas elus Kristuse kaudu. Kristus on selle maailma ära võitnud. Ja sind on kutsutud valitsema seda maailma. Ja sind on kutsutud looma. Aga sa ei saa luua, sa ei saa valitseda, kui sa ei ole temas. Ja sellepärast Jumala väeline kutse on täna mitte moraal. Mida me kristlikult oleme, kuidas hingevaheline, kui ma lähtun moraalist, siis hingevaheline irvitab. Kuskil ma ikka ei suuda pidada. Ja siis ma olen nagu pattu teinud ja hingevaheline irvitab. Kas ma nüüd ikka olen tõeline kristlane ja kas ma ikka ei ole enam väga püha, sest ma ei pidanud moraali. Mul tundub, et me oleme Jeesuse elust väga kaugel. Sellepärast on väga hea vahel, et me upelpallitame tõsiselt teatud olukordades. Sest Jumala eesmärk on, küsimus Jumalal ei ole väga probleem see, et ma upelpallitan ja olen patus. Ärge seda nüüd, mõtke seda õieti, ma ei taha, et keegi väärab neid mõista. Vaimse asju peab mõistma vaimselt. Jumalal ei ole väga probleem, et ma patus olen. Sest nagunii ma olen patus. Moraaliga olen ka patus. Jumala eesmärk kogu taevas igatseb. Leevi, astu minu elusse. Ja sellepärast on hea, et nüüd Leevi inimlikkus tunnetab ära kaose.
mis on maamürgi tõttu, mis on esimese saadamas. See on väga väeline. Nüüd mina tunnen ennast patusena ja mitte kristlasena ennast selles olukorras. Aga Jumalal ei ole probleemi. Jumal on üks ootus. Jumal usub ikka minusse. Mis siis, et ma uperpallitan ja olen näpu ja olen läbi kukkunud ja võib-olla olen inimeste ees põlatud ja olen totaalses kaoses. Aga teate, et taevas ootab midagi. Sest taeval on üks pakkumine. Ja see pakkumine on see, et küsimus ei ole üldse inimlikes võimetes. Küsimus on see, et kas Jeesuse, Kristuse eluvägi saab üle võtta Leevi elu. Taevas ootab ainult seda. Sest kujutke ette, kui taevas saab üle võtta Leevi elu, siis iga liigutus, iga puudutus, iga sõna läheb omasse kohta ja kannab vilja. Ja kujutke ette, nüüd Leevi võib olla pettuses. Oma vabaduse, oma moraaliga, oma jutlustamistega, oma palvetega, oma teenistustööga. Sest mina võin arvata seda oma inimlikkuses, see on jumalikus. Mäletate Rüksõideri nägemuses suured pastorid, suured töötegijad. See kõnetab tohutult minu südamed. Nad arvasid nende võidmine, nende annid on nende vaimulikkus. Ja nad elasid inimlikkuses. Sellepärast on hädavajalik, et ristivägi saaks tulla meie ellu. Ja Jumal pakub, ma usun, iga päev ja eriti negatiivsete olukordade läbi Jumal pakub võimalust olla ühes Kristusega surnud, risti löödud. Näiteks, miks see inimene ei tahtnud enam sinna kogudusse minna? Sest ta oli lasknud midagi oma ellu. Urmas tõi eelmine kord selle näite, mida ma olen ka palju toonud selles Rüksõideri nägemuses. Emal ja tütar hakkasid minema, seda ma olen korra lugenud, ma ei oska seda detailselt seletada, aga nad pidid läbi minema teatud olukordade. Ja see pisike tütar, laps, ta läks läbi ja ta jõudis, ma tean, seal oli üks veeojad, roheline maa, see sümboliseerib jumalikust. Ta jõudis välja, aga ema oli jäänud kinni. Ja sellepärast on väga oluline, et me tegelikult ei jääks kinni. Sest tegelikult see inimene võiks täna ikka sama edukalt käia selles koguduses, ükskõik mis kogudus, ükskõik kus vahet ei ole. See on väga naiivne rääkida üldse sellest tasandist, aga ma räägin praegu ühest teisest tasandist. Nüüd tal tekkis üks ebameeldiv kogemus. Ja ta ei püsinud Kristusest ja ta lasi kuratlikkusel oma hingepinda valitsema. Nüüd järgmine samm, mis ta teeb, ta otsib uue koguduse või uue osaduse. Ja ta satub samasest sorki jälle. Või on nii, et mul ei lähe elu ühe abikaasaga, otsin teise. Ma satun samast sorki jälle. Saad aru, mis põhimõte on? Miks Jumal on nii karm? Ma õigustan, mul on paha. Mul abikaasal on sellised vead. Koguduses on selline. Mis iga, saad aru, mida ma tahan öelda? Pimedus saab nii lollitada mu hinge tasandit. Ja ma eluaeg jooksen ringi ja mu süda inimlikkuses kisendab armastuse järele. Ja uskuge mind, see janu armastuse järel inimlikul pinnal ei saa mitte iia, mitte kunagi rahuldatud. Ja selles näljas tegelikult mu hüüd on kogu aeg ühtne, mind ei armastata. Ja mind ei olegi loodud armastama sellisel viisil. Sest Jumal on seadnud mulle ühe varjatud koha, kus ta mind embab, kus ta mind igavese armastusega
armastan, kus ta mind igavese hellitusega hoidmas. Ja see on üks koht. Täta, ma ütlen nüüd siiralt, sellepärast Paulus kiitis Jumalat, kui ta oli läbi pekstud külmas näljas, totaalses kaoses. Ta kiitis ainult Jumalat sellel ühel põhjusel, et ta oli õiges kohas. Ta ei ole hakanud Jumalale küsima, et Jumal, kas ma midagi tegin valesti? Jumal, sa näed, nüüd nad mind peksavad, nüüd mind hoitakse siin vangis. Tal oli selge see paik, kus ta on. Ta valitses ühes Kristusega. Ta ei lasknud hingepinda lollitada. Aga saad aru, kui ma ei ole seal. Ma tunnen põlatust, ma tunnen hüljatust, ma tunnen nälga, ma tunnen valu inimlikkuses. Ja ma saangi ainult kahel viisil reageerida. Nii nagu Iisrael kõrbes. Ühed kiunusid ja viunusid, kui Jumal keeras kraanid kinni ja 5. Moosese 8 ütleb, ja Jumal katsus neid läbi kõrbes. Ja nad ei saanudki mingil viisil sellest kiusatusest läbi minna, kui ainult vaimu tasandil Jumala sõna väes. Ei ole teist lahendust. Ma võin olla üliandekas, ma võin olla ülitark. Ma olen selles väga kindel, nad teadsid kõike lugusid Abrahamist, Iisakist, Jaakobist. Nad teadsid kõike lugusid, mis Jumal oli Iisraeliga teinud. Nad teadsid kõik, need oli kõik peas. Nii nagu Iisraeli sõjavägi, kui nad seisis Goljati vastu, nad teadsid kõiki vägevaid lugusid. Aga miks nad pärisid? Miks nad ei läinud Goljati vastu? Nad sai lähe hingepinnale. Seda ei ole võimalik hingepinnal minna ja kui ma lähen ka Goljati vastu hingepinnal, siis ta lööb mind lihtsalt maha. See ei ole see, et ma olen nüüd kõva mees ja ma nüüd räägin sellist ususõnu ja ma lähen mingite olukordade vastu. Ega ei lähe. Me üle oma varju ei hüppa. Ma olen kuulnud rääkimas selliseid vägevaid ususõnu. Mis ma tooks ühe väikse näite. Mulle meeldib. Tuleb kellega või vennaga väike probleem ja siis on see, mis mul on. Aga vahva. Jumala eesmärk on see elada tema läbi. Ja tema läbi elades ei ole kunagi kaotust. Ei ole kunagi lüüasaadmist. See on see, et hingamisajad tulevad Jumala käest. Vilja kandmine on ainult tema läbi. Nüüd kui te ette, mul ei enne see pooleli. Kui te ette, nüüd Leevi võib arvata, et ta teenistuspalved, see siin ees vatramine, siin ees jutlustamine on mingi vilja kandmine. Selle ma pean kohe raunustama. Sellepärast mulle meeldib see väljendus, et kui tavaliselt öeldakse, et kirikus on pinginühked ja siis siin ees on ikka mingi väga vaimulik asi, siis mina kummutan selle nii ümber ja paljud nägemused ka, mis Jumala inimesed on saanud, on just sellised. See, mis ei ole auline inimeste eest, on Jumala ees auline ja see, mis on inimeste ees vaimulik, ei pruugi olla vaimulik. Vaimulikus on hoopis midagi väga sügavat. Sest see, mis siin ees toimub, see ei pruugi midagi vaimulik olla, sest siin ees kasutab Jumal igat ühte. Ja mitte sellepärast, et keegi vaimulik on, vaid siin ees Jumal kasutab asju sellepärast, et sellega teenida. Need on annid ja võitmused, mida Jumal annab kellelegi, et teenida. Jumal võib siin ees kasutada, uskuge mind, kui inimesel on julgust kõige puudulikumat inimest, kui ta natukene oma südant avab. Jumal võib kasutada siin ees täitsa paganat ka, et kellegi kristlase ellu midagi sügavat rääkida. See ei ole vaimulikus. Vaimulikus on vilja kandmine, aga vilja kandmine on midagi sügavat, see on tema elu, tema enese elu. Mis saad aru, ma võin siin ees olla Jumala poolt väga kasutatud, igal alal väga kasutatud ja mitte kandes vilja Jumalale.
see on väga võimas. Vilja kandmine tuleb kõige rohkem esile löökide all olemises. Seda peab ka õieti mõistma, õieti nägema. See ei tähenda seda, et nüüd keegi oleks täiuslik. Ma ei räägi sellest, et keegi oleks täiuslik. Aga kas ma liigun? See mõte on see, kas mu elu suundub Kristuse ellu ja kas ma püsin temas ja liigun temas ja elan temas. Ja sellepärast iga löök, mis tuleb su hinge pihta, see toob hävingu, aga seal on võimalus tõusta temasse. Sellepärast ei ole, vaata üks põhiline asi, mida ma kogu aeg räägin, on murtus. Nüüd murtus ei ole iseenesest midagi ja see löök ei ole iseenesest midagi. Aga Jumal teab strateegiat, kuidas meid viia sinna, kus me elame tema läbi. Ja sellepärast hing vajab ja kogu esine Aadam vajab teatud lööke. Vaadake, see on väga jumalik pilt, uskuge mind, see on väga jumalik pilt, ma katsun kiiresti edasi minna. Väga jumalik pilt on see, et kui Jumal viis tõotatud maal Iisraeli, see on väga jumalik pilt, siis ta tegelikult ta viis läbi kõrbe. Aga kellele inimlikult kõrb meeldis? Aga kõrb oli parim paik, kus olla. Ennem kui Jumal viis Joosepi sellele tasandile, oli vaja kõrbest läbi minna. Ma olen vapustatud Joosepi vangistusest, orjusest. Ma olen sellest väga vapustatud. Taavet oli kutsutud Iisraeli kuningaks ja 16 aastat. Paljalt, näljas, külmas, põgened Sauli eest. Iga päev su elu ripub niidi otsas. Taavet ühel päeval ütleb, küllap ta ühel päeval mind kätte saab enne seda, kui ta läheb vilistide juurde ja põgeneb üldse Iisraelist ära. Siis vaadake inimlikus. Küllap Saul mind ühel päeval kätte saab, sest sa iga päev sa näed neid pääsemisi, mis on nii õhkõrnad. Ühel hetkel hakkab inimlikus domineerima, ühel päeval ta saab mind kätte. See ei ole Jumala allikast inspiratsioon. See on pimedusest lähtuv, inimlikkusest lähtuv inspiratsioon. Ja siis ta lähebki ära, mis ei olnud Jumala tahe, et ta läheb vilistide juurde. Aga ometi vilistide juures olles Jumal õnnistas teda ja hoidis teda ja kaitses teda. Võimas on näha neid asju. Sellepärast küsimus ei ole isegi see, kui mul tulevad tuuled ja tormid ja raju mu elu peale. Küsimus ei ole, et ma nüüd pean olema tugev. See on idiootsus tugev olla. Mis tugev on teha, mis tugev on inimlikkus? Ma olen kui rohuõieke, ma olen kui tolmukübe, ei ole sedagi. Aga ma tahan kangelast mängida, ma tahan tõestada Jumalale, et ma midagi suudan. Ja kui ma ühes olukorras olen sõnakuulmatu ja olen kangelane, siis Jumal teab, kuidas ma hakkama saada, kuidas mu kangekaelsusega hakkama saada, kui mu süda otsib Jumalat. Siis ta toob teise pressi. Ja ta igatsus on igal juhul, et rohuõieke variseb. Ja ta igatsus on ometi see, et mu elu saab voolama temasse ja liikuma temasse. Nüüd küsimus ei ole niiväärt selles pressis, küsimus ei ole niiväärt selles töötamisest, kuidas Jumal meid töötab, mis eri meetodega teha. See ei ole küsimus omaette, see ei ole nagu tasand omaette. Aga tasand omaette on Jumala pakkumine. Sellepärast on väga erinevad olukorrad, kuidas Jumala mehed läksid. Mul tuleb praegu meelde, kes mees läks Indiasse ja kukkus läbi. Nii on 100 Jumala mehed läinud inimlikus jõus. Ja küsimus ei ole minna sinna, vaid küsimus on see, et sa oled Jumala koolis. Aga nüüd, väline on see, ma nüüd loen kiiresti siin teatud kohti. Ja see on võimas.
Sest Kristuses me täidame kogu Jumala käsu. Kogu Jumala käsk on Jeesuses täidetud. Ja siin ei ole mitte grammi, et Leevi nüüd inimikuses midagi täidab. Leevi peaks üldse oma inimikus ära unustama. Sest Leevil ei olegi enam mingit inimikust. Ja see on rõõmusõnum. See on hea uudis ja sinul ei ole mitte mingisugust inimikust. Aga me räägime täna nüüd reaalsusest ühest tasandist, siis me peame inimlikusest rääkima. Aga hea uudis on see, et millega Leevi ei ole hakkama saanud, seda tegi Jumal Jeesuses Kristuses, kui ta risti naelutati. Ja see on kõige tähtsam päev. See on kõige suurem päev, mida ajalugu iial on tundnud. Ja mida ajalugu on iial kuulnud. Ja mida taevas on iial näinud. Mis toimus ristil. Sest ristil toimus, et inimene oli jõuetu liha tõttu. Mida Leevi ei suuda tormi tuuldes, see on juba toimunud ristil. Aga Leevi ei tea seda, sest Leevi punnitab oma jõuga ikka Jumalat teenida. Ja Leevi ei tunne kunagi ennast hästi, et ta suudab. Leevi võib küll kogu sees teha hea näo pähe ja naeratada. Mul on valmitud kõik hästi. Ma elan hästi, kõik on väga hästi, kõik on väga tore. Aga oma südames ma tean, et ma kukun läbi ja mu elu ei kanna vilja ja ma ei ole Jumalale meelepärane. Saate aru, millest ma räägin? Meie süda tunnetab, et inimlikkus ei teeni Jumalat ja siis saatan itsitab. Siin sa oled. Siin sa oled. Mis sa arvad, et sa oled nii tõsine usklik? Mis sa arvad, et sa oled nii tõsiselt püha? Vaata, mis juhtus. Vaata, mis sa tegid. Vaata, kus sa olid. Ja siis Leevi käib pea norus. Ja ma olen vist kaotanud oma vaimuliku osaduse, ma olen kaotanud oma esimese armastuse. Mis ma veel kõik olen kaotanud? Ja ma ütlen, see on pettus, mida kurat räägib meie ellu. See on ebaseaduslik, et ta terroriseerib meid. Need asjad on määratud vangi võtma ja purustama. Sest Jeesus ütleb, te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Jeesus ütleb, mina olen tulnud, et teil oleks elu ja kõik ülikülluslikult. Aga kus on ülikülluslik elu, kui ma olen hukkamõistu all ja pea norus? Ma lohutan, teate, pea norus käies, ma lohutan ennast sellega. Pange olega tähele. Hukkamõistu all, pea norus. Ma lohutan ennast sellega. Mul on vaja rohkem palvetada, mul on vaja rohkem sõna lugeda. Seda on vaja rohkem teha. Aga see ei ole see. Isegi ma võiksin rohkem. Aga see lahendab probleemi. Ta võib lahendada, kui ilmutus tuleb, valgus tuleb. Aga see ei lahenda iseenesest. Sest ma olen kohtunud inimestega, kes teevad rohkem ja teevad rohkem. Ja ma ütlen seda, asi läheb hullemaks. Miks läheb asi hullemaks? See kaos lihapinna läheb hullemaks. Ja see on õige, peabki hullemaks minema. Sest Jumal ei ole kutsunud Leevit inimikuses elama. Jumal on üks kord ja igaveseks mind ristil naelutanud ja sind naelutanud. Ja sellepärast ei anta sellele tasandile enam elu lootust. Ja Jumal käitub siin meiega väga karmilt. Ja väga õiglaselt Jumal käitub. Sellepärast Jeesus triumfeeris isa ees. Viimases hetkes, viimases lauses ta hüüdis, isa, see on lõpule viidud. Kogu inimkonna sugu on lõpule viidud. Kogu inimkonna sugu on võetud esimesest Aadamast ja asetatud teise. On sündinud uus liik. On sündinud uus võimalus. Kogu inimkonnal, kõigel rahvastel, kes ei olnud veel elu saanud. Nad on piltlikult õnnistatud. Missugune võidukäik. Missugune Jumala triumfeerimine. Kes seda nägi, kes seda luges, kes sellest aru sai?
mis ei saanudki ükski inimikku sellest saabus. Võimatu oli sellest aru saada. Aga Piibel ütleb väga selgelt, mis oli enne muistev varju, on nüüd ilmutatud tema pühadele prohvetitele vaimu kaudu. Et sa oled osaline selles ja mis on kõige kallim, kus mu süda murdub. See ei ole olnud minu jooksmine, see ei ole olnud minu pingutus, see ei ole olnud minu ravelemine. Ükskõik kui aulised on olnud minu pingutused, see ei ole olnud see. See on olnud 100% tema armu pakkumine. Kiitus Issandale. Jah, okei. Siin ta ütleb niimoodi, mis mulle meeldib, ma lihtsalt loen Jumala sõna. Armsad käsk, 1. Johannese 1:2-7, ma loen siit Johannese kirjast, lihtsalt võtan teatud lõigu nüüd, lihtsalt tsiteerin ja loen. Armsad käsk, millest ma teile kirjutan, ei ole uus, vaid on vana käsk, mis on teile olnud algusest peale. See vana käsk on sõna, mida te olete kuulnud. Kuid taas käsk, millest ma teile kirjutan, on uus ning on õige tema sees ja teie sees, sest pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. Kes ütleb, enese olevat valguses ja vihka oma venda, on siiani pimeduses. Ma lihtsalt vaata, kuna aeg on, siis ma lihtsalt loen siit edasi teatud kohtadest. Ja eelnevalt ta ütleb, et missuguse armastusega, siin ta ütlebki, vaadake, kui suure armastusega isa on meid armastanud, et meid hüütakse Jumala lasteks. Ja need me olemegi. Maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed. Ja vaata, mis ta ütleb nüüd. Ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Aga see ei ole taevas. Me nüüd ootame, et ükskord oleme taeva, siis see asi on avalik. Tühjagi. Ei ole see nii. See on niisugune vale lootus. Sest ma nii palju väljendan, kui see ei saa avalikuks siin maa peal. Siis ma võin taeva saada. Ma lähen sealt läbi tule ja mu töö põleb kõik. Kuigi jumalik protsess seal jätkub ja seal on ikka head uudised. Aga siin, kui ta räägib sellest, siis ta räägib ühest teisest tasandist, mis toimub täna ja praegu. Ja siin ta ütleb niimoodi. Ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii, nagu ta on. Ega üks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast just nagu tema on puhas. Ja ma loen nüüd veel siit edasi, 11 salm, ma jätan siit kohti vahele, loen edasi. Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armastama. Ja siin ta räägib Kainist ja Aabelist. Ja 14 salm. Me teame, et me oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi, kes ei armasta, jääb surma. Vaadake seda surma mõistet peame õieti mõistma. Kes ei armasta, jääb surma. Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar. Ja te teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Seda lauset me peame jälle vaimus nägema. Ja siin on vahva väljendus, mis temasse jääks. Just iga kord Jumalal on üks pakkumine ja iga kord see võitlus ei ole mitte see, et ma nüüd olen kangelane, vaid see võitlus on see, et ma jääksin temasse.
tema elusse. Sest mina ei oska inimlikkuses vilja kanda. Kas see oli vilja kandmine Jeesusel, kui ta sõimas te räästikute madude sigitis, te lubjatud hauad, sees poolt täis riisumist? Mulle meeldib läbi prohvetite Jumala karmus sellisel viisil, sest me oleme õppinud inimlikult armastama, armastust, hingepinna, armastust. Ja muidugi Jumal teeb vahel meiega nalja, kui ma ikka väga arvan, et ma väga armastan hingepinnal, siis Jumal on väga hea huumorisoon, et ta näitab mulle, et ma ei suuda isegi oma venda või oma õde armastada, kui ta ei käitu muga viisakalt. Aga mina armastan. Pigem tuleb aus olla ja saada aru, et tegelikult inimlikkus ei armasta mitte midagi. Inimlikkus ainult armastab neid, kes mind armastavad. Ja see hinge armastus on selline, kui vend on minuga viisakas ja mind armastab, no siis ma armastan. Aga kui ühel päeval vend muudab oma suhtumist, rääkimata veel, kui ta midagi paha räägib või paha teeb, siis vaadake, kogu mu hinge armastus on kui aur, mida ei ole enam. See on väeline. Hinge pinnal me ei saa vilja kanda. Ja küsimus ei ole selles hetkes, kui palju ma venda armastan, vaid see tasand on pigem see, et ma leian tema elu, kus teda armastada. Ja seal ei ole küsimus enam see, kuidas tema minusse. Sama asi on abielud. Ma usun, et hinge pinnal on 100% on põhjust vihata ja põhjust probleemitseda. Sest on põhjused. Ma kuulen neid probleeme. Need on faktid. See on õige, et kui inetult ja pahasti teine minuga käitub, ja mina vaene kannatan. Ja kannatangi. Ja las ma siis kannatan. Aga miks Jeesus oli nii karm ja ei tule ja halasta mu kannatustele? Jumal ei ole mitte kunagi armastanud seda idiootsust, mis on ristile löödud. Amen. Ma ütlen, Jumal ei ole rumal ja Jumal ei ole pime ja Jumalas ei ole segadus, et ta armastaks midagi, mis on esimesest loomisest pärit. Siis piltlikult me võime teha uue õpetuse, et Jumal armastab kuradit. Ja, just. Aga ta ei hakkagi kunagi seda armastama. Ja sellepärast Jumalal oli kindel üks meetod. Kujutage ette, püüdke mõista, sellest peab saama ilmutus, sellest peab saama nägemuse. Jumalal oli meelepärane kogu hingevaenlase töö hävitada. Ja ta hävitas selle ühe hetkega, kui ta oma poja läkitas patuse leha sarnasuses siia maa peale. Ja teate, kui te näete vaimselt edasi, siis see on väeline, ta hävitas selle ühe hetkega ja teate, mis on kõige suurem trump selle asja sees, kui me ütleme, et Kristus naelutati. Kristus tõusis üles, siis see kurb on see, et me inimlikkusest näeme ainult Jeesust. No jah, Jeesus tõusis, Jeesus suri, Jeesus tegi. Aga mina siin vaene oma probleemidega. Kõik, mis toimus Jeesusega, toimus minuga ja toimus sinuga. Ja kui nüüd Jumala sõna vägi hakkab valitsema, loov vägi, see kahetarne mõõt, mis ilmutusraamatus lähtus issanda suust,
kui see hakkab läbistama minu elu, siis mina hakkan nägema, mis on minuga toimunud. Sellepärast, et kogu Uus Testament on ainult üks sõnum. Rõõmutsege, hõisake, juubeldage, laulge uut laulu, olge tänulikud. See on ainuke põhjus. Ainuke põhjus! Sest Jumal on teinud väelisi ja võimseid ja suuri asju meie heaks. Ja siin ta ütleb edasi, te teate, et tema on ilmunud patte ära kandma ja temas endast ei ole pattu. Ükski, kes püsib temas, ei tee pattu. Ükski, kes teeb pattu, ei ole näinud ega mõistnud Jumalat. Need inimlikus on need valdkonnad, kus Jumalat ei ole, kus ma ei ole Jumalat näinud. Sellepärast ma olen löökid all, sellepärast ma teen pattu. Piibel ütleb sellepärast Rooma kirjas, mida me ükskord lugesime siin, kui juur on püha, siis on kõik püha. Ja kui juur ei ole püha, siis vaadake, kõik mu vaimulik tegemine, mis ma teen tihti peale, et olla vaimulik, teen head, armastan vaeseid, teenin vaeseid, teen head lootes, see kannab vilja. See on teised motiivid. Seal ma väsin, seal ma ootan vastu armastust, seal ma fikseerin iga heateo ära, mis ma teen. Üldreeglina me väsime niisugust asju tegemast, sest see ei ole määratud. Aga tema elu, ma ütlesin üks kellegile, kas siin teisipäeva õhtul või ma ei tea, millal ma ütlesin isegi seda, et kui siin te söömate, et see ei lasta enam kirikusse, sa ronid ikka kohale, piltlikult. Ma mõtlen seda, et kui sa, muidugi kui nii nagu Reitsi puhul ei lasta see enam kirikusse, siis ei teha, siis lihtsalt ei saanud tulla. Aga see on kui sa vaimus Jumalat kummardad, siis inimeste asjad enam ei lähe sulle korda. Miski kogudus mõtleb, miski vaimulik töö tegija mõtleb, mis keegi õde või vend sinust arvab. Siis sellega enam ei tegele. Nüüd ma loen kiiresti edasi. Me teame, et me oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi, kes ei armasta, see jääb surma. Igaüks, kes vikkab oma venda, on mõrvar ja seda me lugesime. Armastuse me oleme ära tulnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest, üksteise eest. Vaat see on tase. Seda ei õpeta. Ja siin ei ole mitte küsimus selles, et nüüd vend mind armastab. Ma ütlen, see ei saa sündida inimlikkuses. See on üleloomulikkus. Jumala standard on üleloomulikkus. Sellepärast kõik liha peab varisema. Sellepärast ma ütlen, ma õpetan nüüd uut õpetust. Sellepärast patune olemine on üks väga vaimulik asi. Patune olemine on sõnakuulelikkus Jumalale. See lähtub nüüd sellest, ma selgitan, kui me lähtume hingepinnast. Siis üks tee on saada patuseks. Ja see on väga vaimulik, see on sõnakuulelikkus. Sest siin Jumal tuleb, sest ta on päästja. Ja ta sirutab ennast. Igal tasandil. See on hinge päästmine. See on tegelikult ääretult võimas. Ma loen veel. Ja ma võtan siit lahti veel 4.7. Armsad armastage üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal on oma ainusündinud poja lägitanud maailma, et me tema läbi elaksime.
tema läbi elaksime. Sellepärast ei ole probleemi, kui me ei suuda armastada. Saate aru, Jumal ei mõista mind ega sind hukka. Aus on olla Jumala ees ja öelda, kes me inimlikkuses oleme. See on tegelikult võimalik. Kui Jumal küsis, kui ta Jaakobiga võitles, mis on sinu nimi? See on tohutu ilmutus, kui ma ühel ajal seda nägin, ma tean, ma olin Orissares ja ma tean, ma nägin seda. Et see vaimus tuleb. Ja mis Jaakob pidi ütlema, kui ta võitleb ingriga? Ja ingel küsib, mis on sinu nimi? Kujuta ette, Jaakob ütleb piltlikult oma nime, aga Iisraelis nimi tähendas kogu tema lihalikku loomust. Jaakob pidi ütlema, ma olen, mis kõik Jaakob tegi? Ma olen valetaja, vassija, varastaja, petja. Petis oligi ta see põhiline nimi, aga see hõlmab kõike. Ja need me oleme inimlikkuses. Sellepärast me kanname hävingut oma elus. See ei ole häving, see on vale sõna. See ei ole häving. See on tegelikult Jumala ausse liikumine, olla patune. Ja siis, kui Jaakob alistus ja ütles oma nime, siis Jumala hääl tuli taevast. Ja see sünnib iga kord minu ja sinuga. Kas me teame või ei tea, aga see sünnib, kui sa kuuletud Jumalale. Siis Jumala hääl tuli taevast, sina ei ole enam Jaakob. Sul on uus nimi, sa oled Iisrael. Ja see on võimas. Ja sellepärast, kui nüüd loeme siin, miks ma loen praegu armastusest? Ma loen sellepärast, et kõik, kelle elu suundub temasse, kes elab tema läbi, on võimeline täitma Jumala seadust. Ja see ei ole raske. See ei ole raske oma vaenlast armastada. Sest Kristus lihtsalt teeb seda. See võime tuleb tema käest ja tema läbi. Siin ütleb jälle, Jumal oma ainuslinnud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Nüüd kuulake seda hoolega. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat. Eks ole vahva, mulle meeldib. Inimlikkus ei ole midagi saavutanud. Mulle meeldib see. Oi, kuidas mulle meeldib. Sest vaadake, kui minu inimlikkus oleks midagi saavutanud. Kui teate ausalt, ma ütlen teile seda, kui ma ei kelgiks sellega teie ees, siis ma oleksin igal juhul uhke oma südames. Igal juhul ma arvaksin midagi, mis mina olen ära teinud. Kuigi, kui ma loen raamatuid ja Jumala meeste kirjutisi, siis tegelikult kelgitakse sellega väga palju, mis on saavutatud. Sellepärast mul on tihtipeale raske mõista, et tihtipeale räägitakse kõigest sellest nii palju, mida inimlikkus on saavutanud ja teinud ja keegi kummarda ühte nime, kes on troonil täna, kellel on valitsus, kellel on suurus, kellel läbi kõik püsib koos. Ei kummardata seda nime. Tead, mis on seal inimlik tegevus, see kahvatub. Ja sellepärast on nii väeline, kui ta siin ütleb, selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Need on lihtsad asjad. Aga vaadake, on nii, et on olemas üks paik täna. Ja teate, me oleme nüüd palves ja siis lähme Jumala kiitusesse. Kuidas mulle meeldib liikuda oma kodumaal, olla oma kodumaal. Tead, vaadake, Iisraeliga juhtus ka, neid viidi vangistusse ja nad olid vangistuses, aga alati tuli Jumal ja viis nad oma kodumaale. Ja sama protsess on jälle taas meie eluga, et Jumal on kutsunud meid olema oma kodumaal, selles intiimsuses, selles läheduses, tema pühaduses, tema tundmises,
kus ma olen hellitatud, kus ma olen armastatud, kus ma olen tema rohuaias, kus kogu Jumala pakkumine lihtsalt voolab minu ellu. Ja mis ma seal talle ütlen, Jumal, kes on inimene, mis on inimene teinud, mis on inimene saavutanud, mitte midagi. Isa, me juubeldame sinu palge ees, et sina oled need asjad niimoodi seadnud. Isa, me täname, et sa vabastad meid orjusest, orjaiketest, sest vabaduseks Kristus oled sa meid tõeliselt vaimus kutsunud olema vabad, olema lapsed, keset pimedat, tigedat sugupõlve, sind kummardama, sind austama, sind armastama, Issand, oma südames. Selle läbi, Issand, et sina kord pimeduses oled sirutanud ennast meie poole, oled meile lähenenud, kui me olime selles pöörases soos, väljapääsmatus olukorras, oled sina ennast sirutanud meie poole, Issand, ja oled näidanud pimedusele koha kätte ja oled võidutsenud pimeduse üle. Ja Isa, tänu sulle, et sinu rahvas võib täna sinule järgneda, sinu rahvas võib täna võtta vastu selle anni sinu käest, et kus oled sina, et seal on sinu rahvas. Ja Issand, tänu sulle, et seal kõik kummardavad sind, seal kõik austavad sind, kes oled troonil omas väes, oma suuruses. Sest Issand, sinu sõna ütleb, et sa lood uue taeva ja uue maa. Et sa lood kõik uueks ja endised asjad lähevad ja lakkavad olevast. Ja ma tänan, Issand, et sinu rahvas saab tõusma. Issand, me kuulutame seda sellele maale, et see rahvas, kellel on pandud sinu nimi, saab tõusma sellel maal. Ja ma tänan, et sinu laste suust lähtub seesama terav mõõk, Issand, mis lähtus sinu suust. Ja ma tänan, et sinu rahvas saab rääkima elusõna sellele maale ja vabastus ja veeajad saavad voolama sellele maale. Isa, ma tänan, et kõik murtud müürid, lagunenud müürid saavad üles ehitatud. Isa, ma tänan selle eest, et sina elad ja sinu rahvas saab elama. Sellepärast me juubeldame sinu palge ees, et see on päev, mille sina oled seadnud meile õnnistuseks. See on aeg, kus me võime Issand nautida sinu kuningriiki. See on päev, kus me võime nautida sinu õigsust, kus me võime nautida sinu eluväge, mis on määratud voolama sinu laste ellu. Ja sinu sõna ütleb, kes usub nii nagu kiri ütleb, et selle ihust voolavad, elavad jõed. Ja las see voolab sellele maale. Ja las see maa saab osa sinu rikkusest. Las see maa saab osa sellest pärandist. Isa, tänu sulle, et sina elad ja sinu rahvas saab liikuma. Issand, selles samas väes, selles samas õigsuses, selles samas pühaduses. Isa, ma tänan, millega sina kord oled liikunud. See on nüüd sinu laste osa. Issand, olla täidetud sinus, olla üks olemises sinuga. Sellepärast, Issand, me õnnistame sinu lapsi, kellel on pandud sinu nimi, kes on kutsutud kõige kõrgema kutsega. Sellepärast, Issand, las kõik ahelad langevad, las hinked purgunevad, las Issand, ta sõna võtkab koha, las sinu tõde valitseb, las sinu sõna valitseb. Issand, ma tänan selle eest, et see on sinu koguduse osa, olla koos sinuga. Issand, tänu sulle, me kummardame sind sinu armastuse pärast. Me täname sind, Issand, et sina oled hea ja sinu heldus on pööratud meie vastu. Issand, tänu sulle, et me võime inimikuses olla need, kes me oleme, aga sul on midagi öelda. Ja kui see on olnud varjul, siis Issand, ma tänan, et see on nendel aegadel avalikuks saamas. Issand, et
issand, oma sordi järgi, oma liigi järgi. Ja me täname, issand, et me oleme osa saanud sinu elust, sinu seedest. Ja sellepärast, issand, me usume, et sa tood esile oma liigi järgi. Isa, tänu sulle. Isa, tänu sulle, et sina elad ja sina valitsed. Ja isa, tänu sulle, et meie võime sirutuda ühes sinuga edasi, et me võime kanda sinu väelisi asju oma elus, et me võime issand sinu sõna kalliks pidada, et me võime sinus olla täidetud, et me võime täna uskuda sinu jõutugevuse mõjul, millega sa olid tegelikult Kristuses, kui sa tema surnust üles äratasid ja kui selles oma vaim on täna meis, siis sa teed meid elavaks oma vaimu läbi. Ja issand, tänu sulle, et see elavaks tegemine on sinu vaim, usk sinusse, armastus sinusse. Lihtsalt meie hing on määratud sellest osa saama. Meie hing on lihtsalt määratud seda nautima, seda ilu kogema. Sest issand, need on päevad ja ajad, mis tulevad sinu palgest meie ellu. Et kogu taevas on täna meie poolt ja meie heaks tööle pandud. Sellepärast me issand ülendame sinu nime. Sellepärast me kummardame sind. Sellepärast meie süda on kiindunud sinusse. Sellepärast meie süda armastab sind, issand. Et sina oled selle tee rajanud oma eluhinnaga ja oled teatavaks tegemas evangeeliumi saladust. Oled teatavaks tegemas, issand, et ükskord ja igaveseks on taevad läbitud. Ja meie võime kinni pidada sellest tunnistusest, mida sina, issand, oled tunnistanud. Ja issand, las need asjad saavad teatavaks sellele maale. Las see evangeelium liigub sellel maal. Las ta kõnetab seda maad. Sest selleks sa oled meid kutsunud. Selleks oled meid kutsunud. Et sina, issand, jälle käid mööda maad ja teed head ja edastad, mis on sinust varjul ja teed teatavaks. Ja me täname, issand, et kõik see pilkane pimedus on lahkumas ja me täname, et valgus on tulemas, valgus on tulekul ja sellest me vaimustame, issand, seda me imetleme, et issand, sina oled omas väes, omas ilus, omas suuruses, omas pühaduses ja kõik, mis on sinu laste osa. Issand, see on leping, mille sa kinnitasid oma enese verega meie heaks ja ei ole suuremat arvastust, issand, inimese vastu kui see, mida sa näitasid oma tulekus ja mis, issand, saab taas eluks sinu lastele. Sinu tulekupäev on täna meile suurim eluõnnistus, kus me võime, issand, relvastuda kogu Jumala sõjavarustusega ja olla, issand, sinust täidetud. Issand, selles igatsevad ingrid vaadata. Üht nendest päevadest igatsesid prohvetid elada. Ja issand, meie elame täna sellel ajastul ja need päevad ja minutid ja tunnid on meie käes. Ja issand, me ütleme sinule, issand, see on meie eesõigus olla sinu kuningriigis. Meie eesõigus on olla Kristus sinu puhtuses ja sinu õigsuses. Issand, meie eesõigus on olla sinust täidetud. Meie eesõigus on olla armastatud. Meie eesõigus on kanda kogu taevast pärandit oma elus. Meie eesõigus on avada sinu kallist nime. Meie eesõigus, issand, meie eesõigus. Ja seda me ei ole osanud ise valida, vaid issand, see on sündinud sinu kutses
sellepärast me tahame väärikalt käia oma kutsumise järele, millega sa oled meid kutsunud. Isa, tänu sulle. Isa, tänu sulle, et me võime issand oma armastust sinuga jagada. Sest ei ole kellegil teisel midagi niisugust, mis on sinul, mida silm ei ole näinud ja mida kõrgele kuulub, mis ei ole ühegi inimese südamesse tõusnud. Jumal, mille sa lähened ühele viletsale, millega issand sa lähened ühele kõlvatule, ühele inimesele, kes on kaugel eemal ja asetad oma armsa poja riiki, valguse riiki, kus kõik, mis on sinu, on ühes hetkes tema. Sellepärast issand, see sõna armastus ei suuda väljendadagi iial seda pärandit, mida sina oled jagamas oma lastega. Sellepärast issand, me imetleme sinu au tulekut ja me täname, et kogu see maa on täis sinu au. Ja armustusu läbi issand, me võime astuda nende rikkuste ja saladuste ligi ja see on avatud uks, seda vastu võtma, sellest käima, sellest liikuma. Issand, sellepärast me naudime issand, sinu armu, me naudime sinu väge, me naudime sinu loovust, me naudime sinu jõulisust, me naudime sinu ülemvõimu, me naudime seda, issand. Sest sellised asju siin selles maailmas ei ole. Jumal, mis on sul täna pööratud, meie heaks toimivad. Sellepärast, issand, me tahame jääda sinu ligi. Me tahame olla igavesti sinu juures. Selles läheduses, selles intiimsuses. Jumal, küll sa oled issand imelsed asjad seadnud. Tänu sulle, kiitus sulle, ülistus sulle issand, et sina oled hea. Halleluuja.